Ma tahan natuke jagada Jumala sõna. Meie 35 aasta sünnipäeva puhul. Ja ma usun, see on selline nagu tulevikku vaatev sõna. Vanas testamendis, kui Iisraeli rahvas oli Moosese juhatusel toodud Egiptuse orjapõrvest välja, veetsid nad aastaid ja aastakümneid kõrbes. Ja tuli järgmine etapp. Ja järgmine etapp oli viia Jumala rahvas tõotatud maale, mis voolab piima ja mett. See oli üks üleminek. Ja see oli Jumala plaan ja strateegia. Ja meie usun Eesti rahvana, Toompea kogudusena, Jumala rahvana laiemalt seisame samuti sellist ajastute muutuste jooksul teatavate üleminekute hetkedel. Ja peame sellest muutusest läbi minema, navigeerima üle, inglise keeles nagu transition, ehk siis nagu üle minema, üle silla minema. Ja seal oli Mooses, kes oli juhatanud Iisraeli rahvast aastakümneid ja siis tuli uus mees, see oli Joosua, kelle ülesanne oli Jumala rahvas viia tõotatud maale. Ja vaatame pühakirja Joosua 1, 2-8. Mooses, mu sulane on surnud ja nüüd võta kätte mille üle Jordani, Jumal ütles Joosuale. Ja sina ja kogu see rahvas minge maale, mille ma annan neile Iisraeli lastele. Kõik paigad, kuhu te jalad all astub, ma annan teile, nagu ma Moosesele olen öelnud. Kõrbest siit Liibanonist kuni suure Frati jõeni, kogu Hettide maa kuni suure mereni, päikese loojaku poolt saagu teie maa alaks. Ja 5. salm, ükski ei suuda teile vastu panna kogu su elu ajal, nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma selle rahvale päris osaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile. Ole ainult vahva ja hästi tugev, teheks hoolsasti kogu seadus järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis. Ära kaldu sellest paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päevale ja ööle, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis on sinna kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Amen. Fantastiline tekst pühakirjast ja julgustus selle sees. Ma tahaksin mõned võtmed, õigupoolest 4 võtit siit välja tuua, mis koorub sellest tekstist välja, mida mina ja sina vajame, eriti hetkedel, kus meil on ees nii-öelda üleminek. Järgmisse ajastusse, järgmisse kohta, ehk siis tõotatud maale. Tõotatud maale meie kogudusena, üksikisikutena, aga ka Eesti riigina. Ja siin on 4 võtid, ma tahan sulle jagada ja ma usun, need on abiks meile tänases hetkes. Kutse tõotus, pane sa tähele, Jumal tõotas, mida ta oli kutsunud Joosuat tegema. 6. salmis ütleb, et ole vahva tugev, sest sina pead andma sellele rahvale päris osaks selle maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile. Nüüd Joosua kutse ei seisne selles, et tal on üks hea idee. Teeme seda või vaatame või proovime. Ei, see oli tõotus Jumalalt vanemaile, mis on vandega antud. Ja ta toetus oma tegevuses, oma minekus Jumala tõotusele. Me ei saa väga palju midagi teha ilma Jumala tõotust arvestamata. Mida Jumal on sulle rääkinud? Mis Jumal on sulle tõotunud? Mida ta on sulle kõnelenud? Mis Jumal on rääkinud sinu kogudusele, meie linnale, meie maale? Jumal tahab oma tõotusi täide viia. Oled sa muga nõus üldse täna hommikul? Ta on põnevil sellest, sest ta näeb tuleviku lootust, pühakiri ütleb, ta näeb tuleviku ja lootust sinus. Ja ta on põnevil seda tõotust ellu viia. Ja täna ma tahan sulle meelde tuletada, et Jumal viib oma tõotusi ellu. Tuleta meelde, mida Jumal on sulle tõotanud. Ja tõesti see kutsetõotus, Joosua kutse baseerub Jumala tõotusele ja see ei ole ise välja mõeldud. Ja selle sees on, julgustan sind, mõtle nende asjade peale, mis on Jumal sulle tõotanud. Ja ma usun, et see kutsetõotus, mis Jumal on andnud sellele kogudusele, tervele EKNK-le ja üldse Eestimaale, see ei ole veel
teostunud, aga üks viis, kuidas me selle poole liigume, on meenutame, mida Jumal on tõotanud. Siis kui 80. lõpp ja 90. algus sai, siis Jumal rääkis midagi. Ma siiamaani mäletan Allan Lauri sõnu, et võita see maa ja rahvas Kristusele. Need koguduse rajamised, kõik need, mida Jumal on rääkinud, see peab ellu saama viidud. Ja see tõotus, mida Issand on andnud, see tõotus on täna meie süles, nagu oli Joosua süles. Tõotus viia Iisraeli rahvas tõotatud maale. Täna see tõotatud maa kutse on meie süles, kuna Jumal on rääkinud aegade algusest. Ma mõtlen Toompea koguduse peale, ma mõtlen selle linna peale. Ma mäletan, ma lugesin raamatut Matthew Barnett Los Angeleses, seal on üks suur kogudus Dream Center. Ma lugesin seda raamatut ja mu süda murdus selle keskel. Sest ma nägin, kuidas nad armastavad oma linna. Ma nägin, kuidas nad võitlevad oma linna eest. Ma nägin, kuidas nad lähevad kõige linna kõige pimedatesse kohtadesse ja teenivad inimesi, kes on kõige sügavamas pimeduses. Kes on siis sõltuvustes või prostituudid või noored, alkoholis, igat pidi kinni. Seal on üle 200 teenistuse igal nädalal. Tähendab nii-öelda siis teenimise. Selle ma mõtlen, et 200 tiimi lähevad igal nädalal eri linnaosadesse, et teenida seda linna. Ma olin lennukis ja ma lugesin seda Matthew Barnetti raamatut The Church That Never Sleeps, kogudus, mis kunagi ei maga. Ja mu süda murdus, mõtlen, et meie Toompea kogudusena ei ole veel seda linna puutunud, enne kui me oleme läinud nende inimesteni, kes on pimeduses, kelle juurde keegi ei lähe. Meil on palju minna, meil on pikk tee koguduse ees. Neid inimgruppe, neid valdkondi, neid ühiskonnakihte on veel, keda Jumal tahab puudutada läbi sinu. Amen. Läbi sinu. Neid on veel. Ja see tõotus, mida Jumal andis selle koguduse rajatele, liigub edasi. Teine asi, mis me tähele paneme sellest pühakirja tekstist, mida ma lugesin Joosuast, on, et see on üks võitlus ja see võitlus on ainus tee edasi, ainus viis edasi. Seal ei olnud, Joosua ja Kaaleb ei läinud, nad ei läinud Iisraeli rahvaga tõotatud maale ja mõtlesid, et teeks äkki läbirääkimisi. Või kuidagi nagu püüame nende kodakondsust vastu võtta. Ei, ainuke viis edasi oli üle sõita sellest. Sest nad olid vaenlased ja need tuli alistada. Ja nende ainuke viis edasi oli võitlus. Ja sõbrad, meie ainuke viis edasi on võitlus. Miks? Sest vaenlasega ei ole võimalik läbi rääkida. Ja täna ma ei räägi vaenlasest kui inimestest või poliitilisest vaenlasest. Ma räägin vaenlasest kui hingevaenlasest, vaimsest vastuseisjast, kes sõdib inimkonna vastu, kes sõdib Jumala rahva vastu, kes sõdib Kristuse vastu ja pühakirja vastu. Selle vaenlase ainuke viis alistada on sõdida ja ta alistada. Panem tähele Luuka evangeeliumis 10.19 ütleb, vaata Jeesus, ütleb, vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionite peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Amen. Nüüd, Jeesus annab meile meelevalla, et seista vastu vaenlasele. See ei tähenda, et meie sõnaosavus või meie hääle kõvadus peletab vaenlase eemal. Ei, see on Kristuse meelevald. Ja tema nimi. Tema nimeväes me ütleme, ja tema nimeväes me võidame vaenlast, tagandame vaenlase kuningriiki ja laiendame Jumala kuningriiki. Ükstas puha, kus valdkonnas me oleme. On see siis meie peres, mingisugune vaenlase asi kipub valitsema või domineerima, on see meie linnas, on see meie töökohtades, on see meie koguduses, kus iganes need hetked tulevad esile. Vaenlase alistamine tuleb ainult võitluse läbi. Temaga ei saa läbi rääkida. Või teda ei saa paluda, et oi, kas sa võtad natuke vaiksemalt, et me lihtsalt kannatame siin kõvasti. Ei, vaenlane, välja. Amen. Ainuke viis edasi Toompea kogudusel on võitlus. Ja see võitlus ei ole lihtsalt, tead, me väsime ära. Ta on andnud meile meelevalla. Minu ikka on hea, minu koorem on kerge, ütleb Jeesus.
sa ei väsi ära, kui sa Jeesusega koos käid, tema meelevallas käid, tema juhatuses käib. Amen. Oled sa muga nõus täna hommikul? Kuidagi vaikseks on jäänud siin. Me ikkagi tähistame 35 aastat head võitlust, mis on toimunud. Kas pole mitte nii? Niisiis, kolmas oluline nii-öelda nudget või selline punkt. Punkt on hea mõte. On sõnasse jäämine. Ja pange tähele, kuidas see kirjakoht rõhutab sõnasse jäämist, mis Joosule öeldakse, tehes hoolsasti kogu seaduse järgi. Ärgu lahkugu seaduse raamat ehk Jumala sõna sinu suust, mõtle sellel päeval ja ööl, peaksid hoolsasti kõike, mis siin on kirjutatud. Sõnasse jäämine aitab meid. Kas pole mitte nii? Sõnasse jäämine on meie igapäevane leib. Sa väsid ära, sa võib-olla ei ole sõnast ammutanud jõudu, võib-olla ei ole ammutanud tarkust, võib-olla ei ammutanud ilmutust. Me vajame sõnasse jääda, et edasi minna Toompea kogudusena ja üldse kogudusena Jumala rahvana. Amen. Me vajame sõnasse jääda, sest sealt tuleb meile jõud. Jeesus muuseas imiteeris meile, kuidas elada nõnda, et sa oled sõnas. Ja Jumala ligulus ja Jumala hääle kuulmise kontekstis ja võtab temalt vastu. Ta ütles nõnda, poeg ei saa midagi teha iseenesest, vaid teeb vaid seda, mida näeb isa tegevat taevast, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Niisiis poeg ei olnud, et sai missiooni ja hakkas tegutsema. Poeg iga päev nii-öelda nagu raadiot tuunis, häälestas ennast lainele. Isa, mis täna, kuidas täna, mis külasse, mis mägedele orgudesse, kas täna tuleb mäejutus, kas täna valime 12 apostlit või jüngrit. Kuidas ta kogu aeg läks palvesse, ta läks taevaisa juurde, ta kuulas Jumala häält, ta vajas sõna taevast. Amen. Sõna taevast on viis edasi. Sõna taevast annab elu leiba, sõna taevast juhatab sind, sõna taevast juhatab meid. Amen. See juhatab meid sellel hetkel edasi, sest see on see, mida Jeesus tegi. Ma olen tihti olnud ahastuses ja üks hetk eelneva poole aasta jooksul küsisin, Jumal, mis toimub? Üks väike tilk merre on justkui see üks külv, mida meie võib-olla mina, sina või koos teeme. Aga tead, kui hea on kuulda issanda sõna taevast. Ma olin Jumala ees ja küsisin ja issand kinnitas mind. Ta kinnitas mind nii tugevalt, et ma sain rahu südamesse ja meelekindluse edasi minna. Tead, sina vajad rahu südamesse. Sina vajad meelekindlust. Sina vajad juhiseid. Sest me hakkame teinekord fokusseeruma valedele asjadele. Me hakkame mingit muud asja tegema. Me hakkame midagi kangutama. Tead, kui me läheme Jumala ette ja õpime seda nii-öelda Jumala hääle kuulamise distsipliini läbi tema sõna kuulma. Ja kui me avame Piibli raamatu ja loeme seda pühakirja iga päev, julgustan sind, loe Jumala sõna iga päev. Vähemalt peatükk päevas. Sa saaksid värsket Jumala sõna, ta kõneleb oma kirjutatud sõna läbi, ta kõneleb oma nii-öelda hääle läbi ja veel erinevaid viise, kuidas ta kõneleb. Aga tead, see paneb see kursi jälle rajale, sa lähed äärmusesse, võib-olla läheb vahepeal teise äärmusesse, aga sa vajad olla sellel teel, sest tema hääl juhatab sind sellel teel. Ja see aitab meid Toompea kogudusena edasi minna 35 aastat, tänasest järgmiselt 35 aastat. Amen. Me vajame sõna taevast ja sina vajad seda. Ja neljas asi, mis me välja toome sellest kirjakohast, on Moosese teenimine. Ja see võib-olla ei ole nii meeldiv osa, aga see on hädavajalik osa. Joosua teenis Moosest. Ja pühakiri ütleb, Mooses, mu sulane on surnud, nüüd võta kätte ja mine üle Jordani sina ja kogu see rahvas maale, mille ma annan neile Iisraeli kätte, lastele. See tähendab, et nõnda oluline oli Joosual olla Moosese all. Nõnda oluline oli, et Joosu õppis teenima Moosest. Nõnda oluline oli, et ta toetas Moosest. Joosu ei olnud lihtsalt üks metsik vend, kes kuskil kasvas ülesse ja plõksis iga ühega, noris tüli, ei allunud kellegile. Tegi, mis ta ise tahtis ja siis Jumal järsku usaldab terve suure Iisraeli rahva tema kätte, mine vii, väga distsiplineeritud tööd, võitlust ja kõike tee seda. See ei käi niimoodi, eks ole.
Jumal kasvatab meid läbi teiste inimeste. Kõige elutervem kasvamine on kellegi käe all. See on see, kuidas terved lapsed kasvavad peres. Sa oled 15, 20, no vähemalt võib-olla 18 aastat. Oled oma vanemate käe all, nad kasvatavad sind, nad voolivad sind, nad vormivad, nad suunavad, juhendavad. Ja see on eluterve ja vaimulikus kutses on täpselt samamoodi vajalik olla mentori käe all. Ja see oli see, mida me nägime, mida Joosua tegi. Ta oli Moosese käe all, ta oli koos temaga seal kõrbes, käis kõigest sellest läbi ja selle läbi Joosua sai ette valmistatud kutseks, millega ta seisis silmitsi. Sa vajad mentorit, sa vajad juhti, sa vajad vaimulikku pastorit oma üle. Sa vajad kellegi käe all olla. Amen. Ma ei mõtle seda ise välja, sest pühakiri on täis seda. Suured pioneerid tootsid palju vilja, kuna nad järgisid tihedalt eelmist meest. Joosua teenis Moosest, Samuel teenis Eelit, Elisa teenis Eeliat, Timoteos teenis Paulust. Igal ühel oli oma vaimulik isa, kelle poole ta vaatas, kelle peale ta vaatas, kelle alluvusest oli. Enne kui neid tunti kui suurt usumeest, neid tunti kui ustavaid teenijaid. Nende ustavate teenijate eesmärk oli, nad kulutasid oma energia aidates teistel õnnestuda, teisel teostada ta visioon. Selle läbi võtsid nad vastu oma ellu eelkäijate ustavuse. Amen. See, mida keegi on ehitanud, see tahab minna edasi. Need kaevud, mida eelnev põlvkond on kaevanud, uus põlvkond ei pea uusi kaevama, vaid võib need vanad kaevud lahti kaevata. Need mantlid, mida on eelnevad põlvkonnad kannud, need mantlid tuleks edasi anda uutele poegade tütardele. Amen. Ja see on see oluline asi, mis me näeme selles Joosua kirjakohas, kui ta läheb võitlusse, tal oli vaja seda. Jumal on sulle rääkinud suure visiooni, andnud midagi südamesse. Sa näed vaimu silmas mingeid asju, mingeid maalasid vallutamas. Kelle käe all sa oled? Kes on enne sind käinud, sarnast asja teinud? Mõtle selle peale. Hoolitse sellest, et sa võtaksid kellegi mantli. Sest selles on suur ja tõeline vili. Amen. Amen. Ja ma olen tänulik, et minu elus on sellised inimesed olnud. Minu enda isa ja mu enda isa Ago oli minu enda isa, bioloogiline isa ja pastor Ago tuli vaimse isana 15 aastat jüngerdas. Ma olen tänulik selle eest. Ma olen tänulik selle eest. Ja ma tänan, et sinu elus on ka need inimesed olemas. Amen. Kas ülistajad võite tulla? Ma tahaks sinu eest palvetada, armas Toompea kogudus, ja õnnistada meid järgmisse 35 aastasse just sellega, mis me oleme just rääkinud. Me võiksime võtta need 4 asja, joosta sellega. Me oleme rääkinud tõotusest. Tuleta meelde, mis Jumala tõotus on sinu elu jaoks räägitud välja. Teisalt, valmista ennast võitluseks. Haara need kirjakohad, kuidas pidada head usuvõitlust nende relvadega, mis Jumal on sulle andnud. Sa ei pea minema alasti vaenlase vastu, sest sulle on antud vaimulikud varustused, vaimulik relvastus. Kolmandaks, Jumala sõna on sinu juhendaja igal päeval. Ilma selleta ei oleks Joosual olnud võitu. Ja neljandaks, mentori olemasolu, mentori all kasvamine. See tagas Joosuale need Iisraeli rahva, selle Iisraeli rahva juhtimise nendele tõotud maa-aladele ja Jumal tagab ka selle sinu elu jaoks. Amen. Oled sa nõus minuga? Amen. Isa, tõuseme, ma palvetan. Isa, ma täname selle hommiku eest, ma täname nende auliste 35 aasta eest, ma tänan iga inimese eest, kes siin on. Sina oled nii nagu teraselt valinud, hoolikalt kutsunud. Isa, ma täname, et nad on öelnud sulle jah, nad on vastanud sellele kutsele. Ma täname, issand, et sinu tee on hea, sinu tahe on auline. Ja me täname, et see aulisus läheb edasi, sinu plaan läheb edasi, sinu kutse läheb edasi. Me täname meie orbudeks, me täname meie maha sellest, mis sina teed. Me võime kaasa haakida täna ja olla julged selles, mida sina teed. Tänu ja kiitus sulle, Jumal, selle hommiku eest, selle aja eest, Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel.